Eestimaa pinnal on järjekordselt jõudnud rahvusvahelised tenniseturniirid ja teatavasti toimub 3 $10 000 turniiri, Paf Openid ja esimene etapp ja esimene turniiris õigemini toimub Tartus ja 2 esimese päeva järel on meil head uudised. Üksikmängus on jõudnud teise ringi 3 meie mängijad, Kristjan Tamm, Vladimir Ivanov ja ka minu vestluskaaslane Anton Pavlov, kes täna väga huvitavas, ma ütleksin, et täna võib-olla nendest 4 mängust kõige huvitamas mängus, kus eestlased, Eesti mängijad osalesid, võitis sakslast Pirmin Hänlet. Mäng lõppes 7-6, 6-4, õige, sul on hästi meeles. Ja peaks ütlema, et mäng oli hästi võrdne ja milles siis lõpuks see võidu võti sinu meelest seisnes, et sa suutsid kogenumat sakslast võita? No esimene mul vedas, et ma võitsin esimest seiti tie-break ja siis oli kuidagi nagu rohkem edu teist seitis mängima. Ja ma ootasin nii kaua, kui ma saan breiki ja kui ma ei saa breik-palli või ei saa breiki, siis ma oleks mänginud teist tie-breiki ka. Ja selles mõttes oli väike õnn, et ma võitsin esimest seiti ja siis teist seitis, kui oli seis 4-4 ja oli breik-pall ja ma sain teist servi, tal oli teine serv, ma mõtlesin, et nüüd on hea võimalus, et seda saab võita ja ma sain pall mängu ja lõpuks tegin breiki ära ja sellega oli nagu suurem see õnn, mis võiks olla. Ja tõepoolest esimeses setis ei olnud ühtegi break-palli, break-pointi nii sinul kui sakslasel, ka tegelikult teise seti keskpaigani praktiliselt ja ainuke asi, et kiires lõppmängus oligi tõesti sama serv, mis hoidis mõlemit mängus, tegi ta väga olulisel hetkel ka ühe topeltvea, mis tõepoolest võib natuke aitas, aga ega see ei vähenda sinu nii-öelda mängu head esitust. Ja ma peaksingi ütlema, et mis jäi kõigile ka erinevate treeneritele, kui me omavahel arutasime nii-öelda analüüsides sinu mängu, et sa suutsid säilitada terve mängu jooksul sellist ühtset joont, nagu sa mainisid ka esimeses küsimusele vastates, et ootasid seda õiget hetke, et olid piisavalt kannatlik ja tavapäraselt me oleme harjunud, et sul on mäng väga niisugune emotsionaalne, et pigem praegu oli vastane selline aeg-ajalt neid emotsioone välja, et suutsid seda pidada, et kuidagi sa nagu ekstra ennast sellele nagu sundisid või oli see nagu kuidagi loomulikult kõik kulges? No ma lihtsalt nagu mõtlesin, et ega mul ei ole midagi kaotada, selles mõttes, et tal seisab 700 ja ma räägin, kuidas see trennis ta mängis ja ma mängisin tema vastu üle paari. Et ma lihtsalt mõtlesin, et nagu mul oli, kui serv oleks hea, siis mul oli šanssu. Kui serv ei oleks hea, siis mul oleks midagi teistmoodi teha. Aga nii kaua, kui serv jooksis, mul oli endal nagu rahulikult mängida oma servi, mul oligi rahulik tunne. Et sellest nagu oligi, ma arvan, midagi, ma ei saa öelda, et nagu midagi harjutasin, et rahulik olla, et nagu närvi ei lähe, aga lihtsalt täna oli nii, et kõik jooksis hästi ja mul nagu ei olnud mõtet mingi närvi minna. Tundsid suht kindlalt ennast? No jah, ütleme ausalt, et me mängisime kiired punktid ja ma sain seda kiired mängida ja ütleme ausalt, jah, oli väga mõnus tundele. Tempo oli sulle sobiv ka, vastase tempo? Ja isegi oleks natukene punktid pikka, võib-olla ma saaks natukene paremini ise mängida, aga varest, et tal serv oli hea, punkt oli lühikes, et nagu ei saanud väga aru, kas oli tal kiire tempo või aeglane, lihtsalt mäng oli väga kiire. Aitäh sulle. Ja teatavasti nüüd on selgunud või õigemini oli enne teada, et kui sa võidad selle esimese ringi mängu, siis sinu vastaseks tuleb praegu juunioride esireket Venemaalt Andrei Rublev, sellise huvitava nimega, et kui sa tead, siis oli aastasadu tagasi tuntud kunstnik ka Andrei Rublev, et huvitav, kas ta siis on ka mängukunstnik sama hea või mida sa ootad homsest mängust? No number 1 maailmas olla juunior, siis see ei ole halb, ütleme ausalt. Vaatame, samas ma olen ka väljakul olemas, et kui ma saan mängida oma mängu, siis mul tekib võimalust ja kui ma saan seda võimalust, mul on mingi lootus, aga ma nägin, kuidas ta mängib ja ütleme ausalt, seal ikka päris korralik vastane homsega. Mis tal tundub sulle siis või sinu tähelepanekut järgi, mis ta tugevamad elemendid on? No eeskäis on väga maailma tasemel, et seal nii mängivad juba profid, et eeskäis ikka väga hästi lendab ja poiss kui saab, siis paneb sinna kuhu vaja. Ja kui ma lülitan tal seda eeskätt välja homme, siis mul on võimalus, aga kui ma mängin talle eeskalle, siis
siis see mäng lõpeb kiiresti ja lõpeb tema kasuks. Aitäh sulle intervjuu eest ja soovime sulle edu homses mängus. Aitäh sulle, Anton!